Propaganda on ilmselt sulle tuttav juba ajalootundidest saadik, seda siis pigem ka sõdade kontekstis või poliitmaastikul. Kuid tegelikult on propaganda levinud ka tänapäeval ja seda väga laialdaselt erinevates reklaamides, sotsiaalmeedias, Instagramis, Reelsides ja paljudes muudes kohtadeski. Propaganda on lihtsalt öeldes mingi teadlik tegevus, mille eesmärk on suunata inimeste mõtteid ja arvamusi mingis kindlas suunas. Selleks kasutatakse tavaliselt väga alatuid võtteid. Kuule, aga vaata seda, kas see on ka propaganda? Nagu alguses tundus see nagu mingi tavaline mõtteavaldus, aga nüüd ma järsku tunnen ennast kuidagi nii süüdi, et nagu ma peaks midagi ette võtma. See ongi täpselt see, kuidas propaganda töötab. See ei anna sulle fakte, küll aga annab tunde ja selles võttes on kasutatud 2 erinevat meetodit. Esiteks on selle sõnumi kirjutanud autoriteetne isik, nagu on Elon Musk ja inimesed paadihti ikka arvavad, et need inimesed, kes on kuulsad, need räägivad ka tõtt. Ja teine võte on see, et ta surub mingile tundele, nagu õige inimene käituks niimoodi, ehk siis selles kontekstis saaks rohkem lapsi, et maailma päästa. Ehk siis, kui mina niimoodi tee, siis nagu mina olen see probleem. Jah, see ongi propaganda. Selle eesmärk ongi panna sind tundma, et õige inimene käitub niimoodi, kuid see ei vasta üldse tõele. Kõigile jääb siiski õigus iseenda keha üle otsustada. Aga vaata seda, ma nägin ühte meemi ja alguses ajas mind naerma, kuid siis ma jäin mõtlema, kas selle puhul on ka tegemist propagandaga? Sul on õigus, esmapäeval tundub see isegi veidi naljakas, aga kui tegelikult nagu hakata vaatama seda päriselt, siis kujutab see tervet inimrühma ühe väga stereotüüpse prisma läbi. Nagu et kõik selle rühma inimesed on ohtlikud ja pahatahtlikud? Ja see meem läheb väga lihtsustatud ja hirmu nagu külvava vastanduse, et meie näeme neid niimoodi, nemad näevad meid teistmoodi, aga tegelikult tekitab see hirmu, umbusku ja tõesti see on natukene õudne. Ehk siis tegelikult on asi naljast kaugel ja selline meem tekitab hoiakut, nagu moslemid olekski kõik halvad. Ja kui sa näed tegelikult sellist laadi meeme, oletame 10 kordi, siis lõpuks tekitab see sinus võibki tekkida sellise tunde, sellepärast, et sa sisendad seda, sa vaatad seda mitu korda ja sa lõpuks hakkad uskuma seda, ilma et sa isegi seda märkaks.